Vabariigi aastapäev on ukse ees ja me räägime sellest, mida toredat panna pidupäeval lauale. Kartulisalat. No võiks käia küll vabariigi aastapäeva juurde ja täna valmib ka üks kartulisalat. Tere hommikust! Tere hommikust! Mis teeb tänase kartulisalati eriliseks ja kui eriline ta on? Ma näen siin väga palju traditsioonilisi kartulisalati komponente. Ja just, et täna proovime siis teha taimset kartulisalatit. Mõni lihtne asendus tõepoolest on, aga et just väga hea variant siis teha nii-öelda traditsioonilisele kartulisalatile midagi muud, et kartulisalat on ju kõigile teada-tuntud ja erinevatel tähtpäevadel siis kindlasti laua peal, aga et miks mitte proovida midagi natukene teistmoodi. Et hakkame siit järjest juba vaatama, mis mul siin laua peal siis on. Et kõigepealt on keedetud kartul, porgand, hapukurk, sibul ja õun, et need on sellised väga traditsioonilised asjad ja herned. Vot jõudsime juba siin mitme sellise kohani, kus inimesed tavaliselt hakkavad vaidlema, et kurk on marineeritud, mitte värske. Õun selle salati sisse läheb. Ma tean, et nüüd väga palju on televaatajaid juba, kes mõtlevad, oi ei, palun mitte õuna kartulisalati sisse. Ja siis on järgmised inimesed, kes ütlevad, et te panete ka sinna herneid, et kuidas see küll läheb. Et see on ikkagi vist selline teema, kus võib ka lõputult vaielda. Ja otse loomulikult hästi palju on erinevaid kombinatsioone, saab siin väga palju katsetada, et selles mõttes ongi see salat väga mõnus koht. Aga ja nüüd läheb asi põnevaks, et mul on siin kaasas siis taimne vorst, kus on siis sojavalk siin ja siis on veel selline põnev kausikene, kus on siis suitsutofu. Et see lisab sellise erilise meki sellele salatile. Ja need ongi nüüd just siis toredad asendused neile inimestele, kes ei taha sinna panna keeduvorsti või sealiha, et on ka muid variante. Samas ju miski peab ikkagi andma seda sellist natuke tummisust. Ja just. Ja kas need maitsevad hästi? Ja otse loomulikult võid proovida, näed siit, võin ulatada siiapoole ka, et võite proovida, kuidas see suitsutofu seda. See juba algab sealt. No lõhn on suurepärane, tõesti suitsune, sellised asjad kohe, mina ütleks, et mulle meeldivad, et samas vahel öeldakse, et tofu, et seal ei olegi ju nagu midagi justkui. Tofu laseb ennast maitsestada väga hästi. No seda on siit tunda, et kui siia anda muud maitsed juurde, siis täpselt ta võtab omaks, kui paned sojakastet, paned musta soola, siis ta juba oma tekstuuriga lubab esile tuua põnevatel maitsetel. Kuidas üldiselt Eesti inimesed suhtuvad sellesse, et me väga traditsioonilise asjaga siin mängime, ei ole õige sõna, aga me katsetame, me võtame ära sealiha, me võtame ära klassikalise laste vorsti või doktori vorsti ja me siin räägime toofust. Me näeme, et eestlaste hulgas on pead tõstmas huvi taimsete alternatiivide, taimsete toitude, roogade, toodete vastu. Eestis on üha enam ettevõtjaid, kes toodavad, see suitsutofu on kohalik toode, taimne vorst on kohalik, majonees on kohalik ja neil firmadel läheb väga hästi, sest et kuidas see on, inimesed on hakanud eelistama kergemat toitu, tervislikumat toitu ja olgugi, et kui me vaatame tarbimist statistikat, me oleme väga suured lihasõbrad, keskmine eestlane sööb umbes 80 kilo lihatooteid aastas, aga avaliku arvamusuuringute järgi 40% eestlastest on juba andnud märku, et soovivad vähendada lihatarbimist ja katsetavad. Nii see käibki. Ja meile tundub taimsest teisipäevas samamoodi, et vabariigi aastapäev on väga hea püha selle jaoks, sest et paratamatult sa näed vaeva on ju toidulauaga ja sa pakud seal pigem suupisteid, eks ju. Ja need suupisted, mõned võivad olla vabalt huvitavad taimsed valikud. Ja näiteks, kui me mõtleme, kartulisalat puhas klassika, aga me näeme, et taimsete toitude seas on ka suurte lihasõprade hulgas peamiselt 2 kategooriat. Ühed siis on toidud, mis ongi hästi tuttavlikud. See maitseb, nagu ikka väiksest peale on maitsnud, on ju kartulisalati klassika oma mõnususes ja siis on teised tooted ja toidud, mis on just selline natuke eksootilisem, midagi põnevat, midagi huvitavat ja kõigile on seal midagi. Näidetest võib tuua, et mina ka varem ei teadnud, kuidas näiteks porgandit on võimalik maitsestada ja kodustes tingimustes töödelda nii, et ta meenutab lõhet. Ja nii on, ei ole mingi hookus-pookus, nii võib tunduda, aga tasub hoida avatud meelt.
sellest salatist veel, kas salatimeister soovib midagi veel välja tuua nüüd, kui seal on siis see maitsestamise osa juba läbi saanud ja nüüd käib kokkusegamine, et mis selles konkreetses salatis veel need olulised komponendid on, et mis on siis kastme rollis ja mida sa maitsestamiseks kasutasid? Just, et kreemisuse lisabki sellele salatile siis taimne hapukoor, mis on siis kaerapiimast ja samuti lisasin ka törtsu seda taimset majoneesi ja panin ka traditsioonilisi ürte, et rohelist sibulat kasutasin ja tilli, võib kasutada ka näiteks peterselli, et kuidas kellelegi meeldib ja kohe panen soola, pipra ka lisaks, et see on nii nagu ikka. Me saame esimese maitsmise siin ära teha, hea kartulisalati kokkusegamine ikka võtab aega, aga kas see on nüüd see olukord, kus selle taimse vorsti mõte ja selle tofu mõte ei ole ju inimest kuidagi ära petta, lihtsalt ongi alternatiivne lahendus, et kui on teada, et inimesed ei soovi liha, et siis on see lihtsalt hea võimalus ja samas ta annab see tekstuuri ja kõige mõttes ikkagi seda head vanaema kartulisalati tunnet. Täpselt nii. Eriti olukorras, kus Tervise Arengu Instituut kutsub üles, et eestlased vähendaksid lihatarbimist, mis praegu on 3 korda umbes liiga kõrge soovituslikust. Kui me tahame võtta selle otsuse tasakaalustatumalt toituda, siis see, kui me lisame aeg-ajalt toitude sisse tofut, taimseid kotlette, taimset vorsti, see on hea ülemineku viis selle jaoks, et me ei lähe liiga ruttu, liiga kaugele, sest päevane soovituslik lihakogus on 1-2 tikutopsi suurune kogus. Praegu me sööme sellest palju rohkem, nii et need taimsed lihatooted on tuttavlikud. Nad pakuvad seda mõnusat, tummist, hõrku maitset, mis teeb liha nii maitsvaks, nii et taimne toit annab tugevalt konkurentsi sellele. Täna hommikul siis klassikaline toit, mis ka vabariigi aastapäeval kindlasti on aukohal paljudes peredes, kartulisalat. Ma tean, et siin see segamisprotsess jätkub ja see on nüüd kõige ebaviisakam asi, ma kohe, aga see kahvel on puhas, et me pärast saame siin kõik veel analüüsida ja maitsta. Siin on siis sees nii õuna, hernest, marineeritud kurki, tofut, taimset vorsti ja veel paljusid asju, sibulat loomulikult ja kartulit. Krõmpsub. No krõmps on hea ja mulle selles mõttes õun meeldib. Kui õuna ei ole, see on hästi, aga mind õun kartulisalati sees ei sega ja see mõnus krõmps tuligi just praegu õunast. Aga see on hea. Siin ei ole midagi, see on hea ja ma saan aru, et siin kasutatakse asju, mis võib-olla ei ole nii traditsioonilised, kas või see taimne hapukoor ja taimne majonees, et see nõuab harjumist, aga ma ei saa ühegi kriteeriumi järgi öelda, et see oleks halb salat. Kindlasti mitte. Ja kui natukene traditsioone kohandada, siis see võib väga hästi õnnestuda. Aitäh teile! Aitäh! Et igaüks siis saab ise katsetada ja proovida, aga selline variant kartulisalati tegemiseks on täiesti olemas, see on täiesti lubatud ja kui peaks olema soovi, siis lihtsalt andke võimalus ja proovige.